Tere kuulajatele, on uudisteetriaega stuudios Rohke Develak. Eesti valmistub aktiivselt osalema Hormuzi väina kriisi lahendamises. Valitsus kinnitas täna, et Eesti tuleb Ameerika Ühendriikidele appi ja võtab strateegilise vastutuse olulise meretee julgeoleku tagamisel. Selleks kuulutati Pirita jõgi ametlikult strateegiliseks mereteeks ja USA-l ei ole vähemalt selle valvamisega siis enam vaja tegeleda. Operatsiooni käigus võtab Eesti Pirita jõe täielikult enda kontrolli alla. USA ametnikud on Eesti otsust tervitanud, märkides, et see annab tugeva moraalse signaali. Ekspertide hinnangul võib Eesti roll kriisis veelgi suureneda, kui kaalutakse Ülemiste järve kaasamist NATO merestrateegiasse. Eesti valib uue presidendi salajase meetodiga. Keegi ei tea kandidaate, hääletustega tulemust. Uus formaat kannab nime Maskis president. Kõik presidendikandidaadid kannavad ametisse astudes maski ja nende isik jääb rangelt salastatuks. Riigikogu ülesanne on ära arvata, kes parajasti ühe või teise maski taga on ja kes parajasti president on. Kuni keegi ei suuda õigesti ära arvata, jätkab sama maskis inimene presidendina. Riigikogu esimehe sõnul muudab see süsteem poliitika oluliselt põnevamaks, sest lõpuks ometi on presidendi valimistel ka päris pinget. Esimesed vihjed presidendi isiku kohta antakse juba ülejärgmisel nädalal. Teada on, et tegemist on inimesega, kes on vähemalt korra elus midagi kommenteerinud. Ekspertide hinnangul võib uus süsteem tagada Eestile ka kõige pikema ametiajaga presidendi ajaloos. See teeb elu kergemaks ka nendel erakonnajuhtidel, kes ei ole kunagi kellestki midagi kuulnud. Tervishoiusüsteemi koormuse vähendamiseks käivitatakse Eestis aga peatselt uus lahendus, milleks on raviloterii ja järgmisest kuust ei määrata arsti vastuvõtuaega enam järjekorra alusel, vaid loosiga. Kõik ravijärjekorras olevad inimesed kantakse ühtsesse loosirattasse, kust igal hommikul valitakse välja need, kes sel päeval ravi saavad. Sotsiaalministeeriumi sõnul muudab uus süsteem tervishoiu õiglasemaks, sest lõpuks on kõigil võrdne võimalus terveks saada. Loosimises osalemiseks tuleb patsiendil kinnitada, et ta on endiselt haige ja valmis vajadusel ka järgmisel päeval uuesti loosis osalema. Lisapinge loomiseks on plaanis tuua sisse ka niinimetatud jackpot, kui patsiendi nimi tõmmatakse välja 3 korda järjest, saab ta eriarsti juurde. Esimesed testloosimised on juba toimunud ja tulemused on palju lubavad. Mitu inimest ei saanud ravi, aga kogesid see-eest elevust. Ekspertide hinnangul võib süsteem tulevikus laieneda ka teistele valdkondadele, sealhulgas operatsioonidele ja perearsti telefoniliinile ja ka EMO vastuvõtule. Ning Konkurentsiamet on välja selgitanud, miks on kütus Eestis olnud pikalt kallim kui mujal Euroopas. Ameti hinnangul ei ole tegemist turuhäirega, vaid seda soodustava tarbija käitumisega. Selgus, et Eesti inimene soovib elada hästi ja jõukalt ja on seetõttu valmis kõrgemat hinda maksma. Teistes riikides ei oleks selline hinnatase lihtsalt olnud võimalik. Inimesed ei oleks sellega nõus. Eestis on olukord vastupidine. Mida kallim hind, seda suurem rahulolu. Uuringu järgi tunnetavad Eesti autojuhid tanklas kõrgemat hinda nähes, et nad kuuluvad jõukate riikide hulka. Tanklaketid on uut teadmist juba arvesse võtnud ja kaaluvad ka premium-klassi kütuse kõrval niinimetatud luksuskütuse turule toomist, mille hind on oluliselt kõrgem, kuid mille tankimine annab ka oluliselt parema enesetunde. Eetris olid uudised.